Tere! Mul on väga hea meel alustada täna meie EBS Executive Educationi teeninduse juhtimise arenguprogrammi infopäeva Robotid võtavad teenindajate töö ära. Minu nimi on Aires Padar ja olen selle programmi juhtiv õppejõud. Töötan samal ajal ka Riigi Infosüsteemi Ameti teenindusjuhina ehk läbi ja lõhki selle valdkonna esindaja. Pisut endast sattusin ma selle programmi juurde just sellepärast, et minu hinges tuksub läbiniisti ja lõhki teenindaja süda. Alustasin kunagi teenindaja, telleri, müüja, postiljonina. Tean ka, et meie kuulajate seas on nende valdkondade esindajaid, nii et üks meie seast. Ma olen selle programmiga seotult ka kogenud nii koolitaja, kui mentori, kui coachi, kui teenindusettevõtte tegevjuhi rolli. Minu suurim meeskond on olnud 90-pealine ja väljakutseid tänu sellele erinevaid nii rahvusvahelisel vallas kui kodumaal. Ma olen selle 7. lennu üle väga uhke, mis läheb sellel aastal uuesti käima ja tahaksin teile pisut rääkida sellest, mida me ka täna teeme. Ja täna, nagu te näete, on seal punane nupuke, mis näitab seda, et me lindistame selle infopäeva ja see annab teile võimaluse seda järgi vaadata, sõpradega jagada ja mis iganes mälu värskendada. Samal ajal, kui teil tekivad küsimused, küsige julgelt. Zoomi chatis ehk selles vestlusaknas on olemas see võimalus, saate sinna panna küsimuse kirja ja me vastame. Kui juhtub, et täna jääb vastamata, siis saate neid küsimusi ka uuesti esitada, kui teile saadetakse selle esitluse link. Iga sellise vahva ürituse puhul on väga hea ka rääkida ootustest. Vahel me ootame midagi väga palju ja kui meil on ootused liiga kõrged, siis me võime pettuda. Vahel me ei oota midagi ja siis me oleme just üllatunud. Aga ootused annavad ka võimaluse ja sihi selle programmi seadjail natukene siis seada seda süsteemi. Ja võin kohe siin juures ära ka selle öelda, et ootused on need, mille põhjal me saame seda programmi, mida te tulite täna vaatama, kuulama, tegelikult täiendada. See programm ei ole 100% valmis. See programm sünnib osaliselt ka teie soovidest ja teie kogemustest tulenevalt. Kõiki ootusi, mida me täna vaatame, ma saan kasutada ka selleks, et edastada neid õppejõududele ja enne programmi tulekut ma küsin kindlasti ka veel neid ootusi, et siis oleks kindel, mida programmis osalejad soovivad, kuna täna kõik ju ei ole, kõik ei saanud osaleda. Programmi tutvustuse ma teen ka põgusalt, kuid ma soovitan siiski lahti võtta ka EBS-i kodulehel oleva programmi, kus on siis nii õppejõud, nende tutvustused, sisu kui kava, kõik olemas kenasti. Täna on ka plaanis kolmekesi stuudios juttu puhuda ja sellest siis veidi hiljem. Ja loomulikult lõpus siis räägime sellest, mis te edasi saate teha, kuidas siis liituda, kuidas toimub organisatoorne pool ja kõik muu selline. Ja võib-olla tuleb ikkagi veel küsimusi ka. Läheme nende ootuste juurde, mida ma teile lahkesti siin lubasin ja teile tekivad ekraanile valik ootustest. Valige kas üks või mitu ja kui mõnda ootust ei ole, siis ärge muretsege. Need ootused saate te programmi tulles kenasti kõik mulle edasi anda, sest ma kindlasti küsin neid. No nii, mis võiks olla? Programmi ootus, millega tulla ja hakata kuulama. Hästi tugevalt juhib praegu uute nippide, töövõtete ja tööriistade pool, mis on ka hästi loogiline. Suhtevõrgustik ja suhtevõrgustik on oluline, et sa saaksid teeninduse valdkonna inimesena küsida nõu, jagada seda teinekord isegi. Disainida teenindust, no just loomulikult, kuidas siis muidu. Robotid teeninduses ja see teema on täna ka natukene meil pildis. Ja seda on programmis. Praktikute ja grupikaaslaste kogemusi. See on ka tihtipeale programmides välja toodud, et kui me räägime kellestki, kellel on vähe või rohkem kogemusi, siis neid jagatakse omavahel. No nii, aitäh teile. Ja siit me saame minna
kenasti edasi ja mõelda just sellele, et need ootused, mida te valisite, annavad teile unikaalse ja suurepärase võimaluse kogeda neid, õppida nendest ja läbi selle muuta oma kliendi ja meeskonna elu paremaks. Tule programmi ja saa need kogemused, saa need oskused, saa need tööriistad. Programmi tutvustuse juures vast võib-olla ka seda natuke, et kuidas see programm alguse sai. Nagu ma ütlesin, et minus on selline teenindaja ja teeninduse armastav süda sees, siis mingisugusel hetkel olin ma Hea teenindusühingu juhatuses ja aitäh Urmas Kõiv, kes siis siiani seda veab. Märtsikuuses on meil ka toredad üritused, kiida teenindajat, aga seal siis juhtide heateeninduse juhatuses olles see pisik hakkas ikka väga külge, et võiks kuidagi aidata mitte ainult teenindajaid, vaid ka juhte ja vaid selle valdkonna vedajaid. Ja samas oli selline vahva võimalus EBS-is, siis see on kuskil 8 aastat tagasi, kus EBS-i inimesed ja minu tollane koostööpartner Guido Paomees, kes oli ka selles programmis alguses, ütles, et kuule, Aires, tee ära, sul on ju kogemusi, sa ju tead, sul on ju suhtevõrgustik ja sul on kõik asjad olemas, miks sa ei või seda programmi kirja panna? Ma panin selle programmi kirja, väriseva käe ja jalaga juhatasin selle sisse ja see programm sai suurepärase tagasiside. Ma tean, et meie tänaste kuulajate seas on ka üks esimese lennu osaleja. Mul oleks väga huvitav muidugi kuulda, mis ta sellest kõigest arvab, kuidas tal siiani mälestused on jäänud. Ma seda isegi ilmselt teen peale seda tänast üritust. Ja nii need 7 aastat läksid käima ja mul on selle üle väga hea meel, sest ma olen saanud tagasisidet, et see programm on hea. Programmis osalejad on soovitanud oma majas siis, või valdkonnas olevatele inimestele tulla ka programmi osalema ja on tuldud ka isegi mitmekesi. Mul on olnud üks programm, kus 90% olid ühe ettevõtte esindajad. Juht võttis kaasa oma võtmeisikud ja tulid koos. See oli ühtepidi väljakutse, et kuidas pakkuda vaheldust, kuidas pakkuda erinevaid kogemusi, aga teistpidi oli see suurepärane jälle vaade, kuidas üks ettevõte hoolib oma kliendi kogemusest. Et juht ütles otse, ma tahan, et minu inimesed teaksid, kuidas kliendid oleksid õnnelikud. Selles programmis on rida praktikuid, nagu ma ütlesin, olen ma ise praktik, teen koolitusi just nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et mu põhitöö oleks hästi tehtud. Ja programmi olen ma kaasanud siis Ain Käppa. Ma ei hakka kellegi tiitleid lugema. Ma ei hakka tema tutvustust ära tegema. Lugege kas kodulehelt või oodake, kui ta programmis teile räägib. Ain räägib meile väärtuspõhisest juhtimisest, kuidas tema inimeste silmad säravad, kui nad tööle tulevad ja kuidas nende inimeste silmad, ma loodan, et ta räägib ka sellest, kuidas ta praegu seda teeb. Kui te loete tema kohta, saate teada, et ta on päris keerulises olukorras koos oma tiimiga. Kaarel Mikin avab meile teeninduse disaini ukse. Kuidas disainida? See ootus oli teil päris kõrge, ma nägin. Mailis Plooman räägib sellel korral juhtimisest. Ma ei hakka tema eest teemat ära rääkima, aga te kuulete seda kindlasti ise. Marko Rillo, kes on majandusteadlane, mida tema võiks lisada teeninduse juhtimise arenguprogrammi, kui mehel on selline maailmavaade ja pilt peo peal. Tulge vaatama. Terje Ennome ilmselt on ka üks kuulajate seas ja Terje Ennomega ma sattusin paar päeva enne selle programmi ettevalmistust tänaseks päevaks just selle kava kokkupanekut rääkima ja Terje tõi välja selle lause, mis on see pealkiri. Robotid tulevad ja võtavad teenindajate töö ära. Aitäh sulle, Terje, selle eest ja ma olen väga tänulik, see on väga intrigeeriv pealkiri, samas oli meil muidugi teisi ka, aga see tundus põnev. Ja Terje loomulikult räägibki sellest, kuidas ja kas võiks olla teeninduse valdkonna juhi tiimis mõni robot või kas mul ongi ühel päeval ainult tiim roboteid. Sealt edasi Katrin Oblikas, kes siis tuleb ja annab juhile tööriistad, kuidas oma hinge ja iseennast juhtida ja kuidas juhtida oma tiimi, nii et silm särab, hing on rahul. Sealt edasi tulen mina koos Katrin Alujeviga ja meie avame siis protsesside maailma, räägime, kuidas protsessid joonistada, kuidas neid hinnata, mõõta ja nii edasi.
ja lõpus teeb Andres Kuke teile matemaatikatesti. No päris mitte nii. Andres Kuke räägib teile sellest, kuidas numbrid teeninduse valdkonna inimest aitavad, kuidas nad annavad imelise võimaluse, et saada aru, mis sinu valdkonnas toimub. Paljud inimesed kardavad seda alguses, ütlevad, kindlasti tuleb üks igav matemaatikatund ja kui Andres on lõpetanud, siis küsitakse, kus ja millal sa veel räägid? Nii ma võin ka iseloomustada tegelikult teisi meie praktikuid, kes räägivad päris elus juhtunud päris asjadest, toovad sinna sisse ka teoreetilisi aspekte, kuid neid on täpselt parasjagu. Programmis on ka osalejad erinevad. Täpselt tulevadki alustajad, kes on saanud just omale tiimi, nemad on huvitatud alati juhtimise poolest. Siis on inimesed, kes tulevad valdkonna mõistesse, just on teeninduse valdkonna sisenenud ja tahavad seda paremini teha. Ja seal on ka, nagu ma ütlesin ennem, ka neid, kes võivad olla tippjuhid, kõiki erinevaid inimesi. Ja meie praktikutest õppejõud teevad kõik selleks, et te saaksite jagada neid kogemusi, et te saaksite suhtevõrgustikku luua ja et te saaksite ka aktiivselt programmis olla. Loenguid programmis praktiliselt ei ole. On ikka natuke sutsakas informatsiooni, väike pisikene harjutus või siis diskussioon või mingi muu asi. Et selles mõttes julgustan, et programmi lihtsalt kuulama ja istuma tulla, ilmselt ei saa, et ikka aktiivselt teeme kõike koos. Nüüd on aeg minna selle poole peale, et mul on stuudios külalised, ma hea meelega kutsuksin nad sisse, Ave ja Mailis, ja me räägiksime siis teemast, robotid tulevad ja võtavad teenindajate töö ära. Mis see siis tegelikult tähendab? Tere! Tere, Iris! Tervist! Ja tere teistele ka kõikidele, kes meid nüüd vaatavad siis juba. Ja ma ei hakka teid ära tutvustama, sest muidu ma räägin ära kõik hea, mida te saate ise endast rääkida. Et Mailis, mis sa teed kus sa töötad, mis sa teed ja kes sa oled, sest kõik võib-olla ei tunne sind? Jaa, eriti teenindusmaastikul ju tegelikult mitte, eks. Minu nimi on Mailis. Ma olen Elisas, ehk siis Elisa osas telekomiteenuste valdkonna juht, mis puht praktiliselt tähendab seda, et ma tegelikult tegelen tootejuhtimisega ja tootejuhtide juhtimisega, ehk siis äri ja äri korraldamise kogu äriprotsessidega tegelikult. Aga ma arvan, et on ajastu märk, et ka mind täpselt selle sama töö juures juba 2017. aasta lõpus tegelikult juhtis elu nii kaugele, et ka tootejuhtimise üks osa tegelikult on teenindus aina enam. Ehk teenindusrobotannika, millest me täiesti teadlikult oleme ka väga avalikult rääkinud, on täiesti võrdne kolleeg meie sadadele teenindajatele. Ehk mul on väga hea meel siin olla ja ma olin nagu siiralt meelitatud sellest kutsest. Just sellepärast, et seesama teema, et kas robotid võtavad siis inimeste töö ära, et ma arvan, et on väga õige sellest rääkida ja ma arvan, seda diskussiooni on isegi võib-olla natukene liiga vähe olnud. Siis, kui me kohtume programmis, siis sellest robotite poolest ma pigem räägin veidi vähem, sellepärast, et minu teine väga tugev kirg on olnud inimeste juhtimine kui tegevus. Et mitte juhtimine kui positsioon, vaid inimeste juhtimine kui tegevus. Ja siis, elu erinevad kogemused on mind sundinud siis võib-olla keskmisest inimesest veidi rohkem neid lahti mõtestama, endale võib-olla veidi süsteemsemalt selgeks tegema, mis asi see inimeste juhtimine siis on ja kuidas erinevaid tüüpe juhtida. Ja nii palju, kui ma sellest teistega rääkinud olen, siis ma olen saanud tagasisidet ka, et see teema kõnetab. Seal on küsimusi, seal on selliseid, ütleme siis inspireerimise hetki ja mulle endale tohutult annab juurde võimalikult erinevate inimestega neid samu asju lahti rääkida, nii et sinu tutvustuses see, et ei tule Mailis, kes räägib mingisugust tarka juttu, vaid et räägime koos ja jagame kogemusi ja otsime koos mingisuguseid mustreid. See on minu enda jaoks ka selles programmis tohutult põnev, ehk siis ise tahan õppida täpselt samamoodi koos teistega. Aitäh! Ja palun, Ave, et kes ja kus ja mida sa teed? Ja tervist veel kord kõigile. Minu nimi on Ave ja tulen ettevõttest, mis opereerib Eesti suursaarte vahel parvlaevaliiklust. Ettevõtte nimi on TS Laevad ja minu rolliks seal ettevõttes on koos oma meeskonnaga tagada võimalikult parim teenindus. Meie suur siht on pakkuda parimat reisikogemust Eestis.
Ja kui endast veel rääkida, siis tõepoolest minu suur kutsumus, nii nagu ka sa ise välja tõid enda puhul, on olnud läbi siis tööelu just nimelt teenindus. Olen alustanud samamoodi pangast ja tänaseks siis juhtides teenindusvaldkonda see kirg on jätkuvalt väga suur. Mulle väga-väga meeldib ja see tagasiside, mis me enda klientidelt läbi selle saame, see arendab, see kasvatab ja see loob tunde, et see on väga väärtuslik valdkond. Ja ma võib-olla küsiksin sinu käest, Ave, et sa tulid 2 aastat tagasi teeninduse juhtimise arenguprogrammi ja ma lugesin, nagu ikka vaatad, kes programmi tulevad, millega nad on tegelenud ja mis on nende kogemused ja siis ma vaatasin, vau, Ave on nii kogenud teeninduse inimene, et tema võiks juba tulla meil programmi mõnda teemat rääkima ja ootasin põnevusega sinu siis ootusi ja et mis sind tõi nagu sellesse programmi. Kui sa nüüd vaatad seda 2 aastat tagasi, et mis tunne sul on ja mis mõtted ja kas sul on soovitusi osalejatele? Jaa, 2 aastat tagasi siia programmi tulles, mis ootused olid? Ootused, olles ise tõepoolest olnud pikalt teeninduses ja läbinud korduvalt erinevaid teenindusalaseid, müügialaseid ja mis iganes seda valdkonda puudutavaid koolitusi, siis selle programmi puhul paistis kohe alguses silma see, et siin ongi koos praktikud. Ehk ühelt poolt siis osalejad, kes siin programmis on, aga teiselt poolt siis need, ma ei saa isegi öelda, et õppejõud, just nimelt praktikud, kes räägivad oma kogemusest, kellega on võimalik vahetada kogemusi, mis siis, et igaüks on oma erinevast valdkonnast, seda enam, see on suur väärtus ja selle põhjalt siis saada kinnitust ühelt poolt sellele, mis ise teed, aga teistpidi rikastades veel seda mingi nüansiga, mis siis igalt sellelt praktikult, kes siin tõesti, kelle sa oled siia suutnud kokku tuua, oma mõtteid jagas. Et see oli see ootus ja tõepoolest ja see ootus täitus ka, et sa nimetasid siin Ain Käppa, lihtsalt fantastiline. Tõesti tasub väga kuulata. Siis järgmisena Kaarel Mikkin, teenuse disain. Millest me räägime, teenindus ja teenused on ju pidevas muutumises ja see disain, see ei ole nii, et sa teed ühe korra oma teenuse valmis ja see siis nüüd ongi nii, et meie laevad sõidavad ka saarte vahel kogu aeg, aga kui me vaatame 10 aastat tagasi, kuidas siis pääses sadamalale versus kuidas nüüd sa võid sõita sinna, siis see ongi järjest disainitud teenus ja igat etappi tuleb uuesti vaadata ja need mõtted, mida Kaarel sealt tõi, väga väärtuslikud, tekkis kohe tahtmine, et kaasaks ta endale konsultandina. Et või siis tõesti Katrin Oblikas coachingu tagasiside ja siis tunnustamise teemadega. Need praktilised harjutused, mida me siis teiste praktikutega koos tegime, väga väärtuslik. Aitäh, Ave. Nüüd Mailis rääkis ennem nagu Annikast ja kõigest sellest temaatikast ja tõesti Mailis on sellel aastal esimest korda programmis ja ma olen Mailist ammu jälginud just juhtimise teemale, et need artiklid, need väljaütlemised ja mulle tundus, et ma ei taha päris nii öelda, aga see on minu inimene või nagu see on selle programmi inimene, et seda võiksid need teeninduse valdkonna inimesed kuulda, ehk et mõista, mida siis nagu teha. Aga kuidas sul ikkagi selle Annikaga nagu läheb, et Annika nagu teeb siis liiga palju või väga palju tööd ära, kas teenindajad on juba kurvad ja juba jäävad ilma tööta või kuidas selle Annikaga teil läheb, ja kuidas sa hindad üldse nagu selliste robotite võimalusi ja kas teeninduse, mitu küsimust nüüd tuleb, aga ikkagi küsin selle veel ära, et kas teeninduse valdkonna vastutava inimese tiimis võiks olla ühe päeval robotite tiim? Ja nüüd jätsid selle intriigi küsimata, et kas siis robotid tulevad ja võtavad inimeste töö ära, ja? No ma hakkan sealt tagantpoolt, ise küsin siis selle küsimuse, et ma vastan, et ma arvan, võtavad küll.
aga seda lauset tihtipeale öeldakse poolikult või see mõte jäetaksegi niimoodi intriigina ja jäetakse väga poolikuks, et seda lauset tuleb tegelikult ikkagi öelda korraliku nagu põimlausena, et jah, võtavad ära küll, miks, sellepärast et ma väidan seda, et väga paljud meie inimesed täna teevad robotite tööd. Ma arvan, et meie inimesed täna ei pea tegema lihtsalt, ma ei tea, ühest süsteemist mingisuguste asjade tõstmist teise või mingisugustest asjadest vaadata midagi või teha midagi, kus tegelikult ei ole seda inimese emotsionaalsust, seda intelligentsust, seda empaatiavõimet ei ole vaja. Inimesed teevad robotite tööd, see ei ole okei. Ehk siis see osa tulebki ära võtta. Ja teine osa, mis sellest lausest tavaliselt puudu on see, et jah, võetakse ära see robotite töö nendelt, aga see ei tähenda, et inimestel töö ära kaoks. Ehk siis inimeste töö muutub jah, keerulisemaks, aga ka huvitavamaks. Jah, ta muutub komplektsemaks, jah, ta muutub, läheb rohkem sinna äärejuhtumite poole peale, eks ju. Ta läheb rohkem sinna, et inimene peabki nagu püsti jala peal rohkem mõtlema, keerulisi asju omavahel oskama kokku panna, kriitiliselt mõtlema, aru saama, kas nüüd on kõik täpselt nii, nagu peab või mitte. Tegelikult tegema seda, et kui te täna mõtlete oma tiimides nende kõige paremate teenindajate peale, siis need on need hetked, kus nad särama täna lähevad. Eks? Ja neid hetki me tahame ju tegelikult neile igapäevases elusse oluliselt rohkem pakkuda. Me tahame ära võtta sealt need hetked, kus nad tegelikult on kurvad ja väsinud, sest ma ei viitsi öelda 470 korda ühes päevas, et jah, arve leiate ise teenindusest, jah, see Boltis see viimane summa, see on see summa, mis sa tegelikult kallis klient pead ära maksma. Nad ei taha teha seda. Ehk jah, ma arvan, et võtavad ära, aga ma arvan, et see on positiivne ja selline teeninduse juhtimise uuesti lahti mõtestamine, see on tohutult väärtuslik roll. Et maailm meie ümber muutub nii kiiresti, mina olen telekomi valdkond üldse, kogu telekommunikatsioon muutub võib-olla tiba kiiremini kui ülejäänud ettevõtted, aga ma arvan, et see ei ole nii drastiline vahe enam. Et eriti 2020 aastal, see oli nagu täitsa hull tsentrifuug, aga jätame selle korra kõrvale, et ma arvan, et ka ülejäänud maailm meie ümber muutub järjest kiiremini, mis täpselt seda sama, eks ju, tähendabki, et sa kogu aeg pead oma teenuse ümber disainima, sa kogu aeg pead vaatama, kas mu inimesed tegelikult teevad õiget asja, kas mul õiged inimesed on üldse nagu paadis, et kas nende inimeste oskused nagu vastavad sellele, mida tegelikult klient ootab ja seda tuleb teha kogu aeg, see ei saa mitte kunagi valmis. Ja see on kohutavalt põnev. Ja see on kohutavalt keeruline ja see ongi täpselt see olukord, kus mitte keegi ei tea õigeid vastuseid ka. Ehk ääretult ühtepidi selline paljude küsimärkidega maailm, aga teistpidi väga praktiliselt ja väga ratsionaalselt lahendatav. Ehk siis jah, ma kavatsen ikkagi vastata su küsimusele ka, et kas siis, kuidas Annikal läheb. Neile, kes nii hästi kursis ei ole, siis Annika on meie teenindusrobot, ei ole chatbot ammu enam, et me ei räägi ammu enam sellest, et klient kirjutab ja siis mingi asi chatib talle vastu, et ei, me ikkagi näeme Annikas siis kogu teeninduse automatiseerimist ja kogu seda kogu seda maailma, mis sinna taha on ehitatud. Ma väidan, et ta läheb väga hästi. Ta aeg-ajalt, ma räägin nagu temast, eks ju, tegelikult see on üks masin teletorni põhjas serveri ruum, eks, 2 masinat tegelikult, aga hea küll. Ta isegi aeg-ajalt see üllatab mind, ehk siis pigem see tiim tema ümber nagu üllatab mind selles osas, et kuivõrd palju veel uksi avaneb, kui sa sellest nagu ühest uksest lähed sisse, et kui palju sa nagu tegelikult avastad, mida kõike veel on võimalik teha. Ja teine tohutult positiivne üllatus minu jaoks on see, et kuivõrd positiivselt kliendid on selle vastu võtnud. Et see oli minu jaoks, kriisi ajal eriti, see oli nagu täielik üllatus, sest et sa jätsid selle küsimata, eks ju. Sest ma tean, et me oleme rääkinud sellest kunagi sinuga varem, aga tavaliselt esimene küsimus, mida mul küsitakse, on see, et okei, aga mis nagu kliendid sellest arvavad, et sul nagu robot võtab kõnesid vastu küll ja sina ka küsisid mult seda kunagi, ma mäletan aastaid tagasi, et kas keegi räägib ka teil selle robotiga siis või? Muidugi räägivad, sest inimene tahab saada teenindatud ja tegelikult väga paljudes olukordades ei teki mingit probleemi sellega. Ehk jah, meeletult metsikult põnev maailm, kuhu sisse minna ja kuhu ma arvan, et varem või hiljem väga paljud ettevõtted jõuavad. Aga jah, seda lauset ei tohi kunagi niimoodi poolikuks jätta, et tulevad robotid, võtavad töö ära ja nüüd on kõik läbi, eks. Ja see oli selles suhtes hea teema ja ma olen ise ka üks paharett selles mõttes, et kratid.ee, mis on siis Eesti avaliku sektori kratid ja siinkohal tahamegi öelda, et meil on siin äri ja avalik ja ühesõnaga 2 erinevat poolt. Tegelikult ei ole vahet, teenindust juhitakse igal pool ühtemoodi ja riik pöörab sellele väga palju nüüd tähelepanu ja mul oli väga hea meel, miks mina sattusin selle krattide maailma, kõrvalt vaadates mind paelus see kogu aeg, aga lihtsalt polnud võimalust. Ja siis analüüsin ka täpselt samamoodi oma siis kasutajatoe pöördumisi
ja mis ma avastan? Okei, vastavad küll suure protsendi ära, aga mida nad vastavad? Vastamistest 60% võib olla vastused. Vabandust, me ei saa teid aidata, pöörduge ta või vabandust, vaadake seda, eks ju. Ehk et täpselt seesama copy-paste tüüp vastuseid ja nad näha on silmis ära. Siis ma otsisin neile igasuguseid põnevaid, meil on IT-teenuseid väga keerukaid asju. Ehk et äkki nad saavad midagi rohkem ja keerulisemat teha, et neil oleks huvitav, sest nad on IT-haridusega või omandamas seda, et neil oleks põnev. Ja siis ma hakkasin mõtlema ja oma juhiga rääkima, et kuule, et aga saaks mingisuguse, et Annika ja siis oli veel kuskil kellegil ja muuseas alles hiljuti kirjutas ka SEB siis robotitreener sama pealkirja all umbes enam-vähem, et robotid tulevad, võtavad töö ära. Ja siis ma ütlesin, et kuule, et aga äkki saaks siia riiki ka mingi sellise, mitte sellise, kes vastab, vaid sellise, kes vastab kõikidele küsimusele või suunab õigesse asutusse või mul hakkas nagu mingisugune täitsa ulmefilm peas käima, et äkki me leiame mingi sellise variandi. Ja tuli Ott Vesberg MKM-ist ja ütles, nendel on bürokrati visioon, nemad tahaksid erinevaid kratijuppe kasutada, üks oleks nendest a la chatbot või juturobot. Ma ütlesin, et okei, aga ma ei taha ainult chatboti, ma tahan rohkem, eks ju. Panime projekti valmis ja praeguseks, kes tahab vaadata, siis kratid.ee detsembrikuuses oli meil infopäev ja me tutvustasime siis prototüüpi ja ma tean, et tänaseks see kratt on tulemas, tuleb riiki, hakkab meid aitama, suured ootused on sellele just selles mõistes, et see teenindaja saaks tegeleda sisulise probleemi lahendamisega, inimese tegeliku aitamisega, sest teenindusvaldkonnas ja teenindus, on ta siis spetsialist või teenindaja, kuidas keegi neid nimetab, oleneb profiilist, aga ikkagi ta tahab aidata, ta ei tule sinna sellepärast istuma, et copy-paste'i teha. Nii et ka mina olen seda meelt. Ja mis ma siis avastasin? Tuhka. Kohvimasina taga tegime nalja. Kus see töö siis kaob? Seisame kohvimasina juures järjekorras, võtame kõik kohvi. Mis kohvimasina on? Tegelikult on ta ju ka nagu puhas robot. Nii. Viim sai otsa, paks jooksis kokku, bla, bla, bla. Ja siis me avastasime. Palju õnne. Meie oleme roboti teenindajad. Ehk et see töö muutub teistsuguseks, töö sisu muutub erinevaks. Et siinkohal ma võib-olla tooksin veel ühe asja välja, enne kui ma Avele tahaks ühe küsimuse esitada siin. Aga ma lugesin just raamatut Piirideta mõistus. Ja see raamat kirjutab sellisest meie ajust. Meie aju on plastiline ja meie aju suudab tegelikult õppida ja areneda väga-väga kaua. Ta toob seal näiteid raamatus mitte ainult lastest ja mitte ainult noortest, vaid ka nendest, kes on insuldi läbi põdenud või nendest, kellel on öeldud, sinu jaoks matemaatika ei ole või sinust ei tule kunagi maalijat või mingid sellised teemad. Ja ta toob näited, kuidas tegelikult on meilt lihtsalt ära võetud kas perekonna, lasteaia, kooli või töökollektiivis mõne juhi poolt. Ja mõne rumala sõnumiga, et kuule, sina nagunii millegiks rohkem olen ka ise seda korra elus kuulnud, sellepärast ka töökohta vahetanud. Ja pärast tegin just seda sama asja edasi. aga et kindlasti on võimalik, et kui nüüd keegi ütleb, et aga ma ei oskagi väga või midagi, see ei oska, ei ole mõtet sellele mõelda. Mõtle parem, mis siin natukenegi huvitaks temaatika ja võtta hakka astuma neid samme. Loe läbi see raamat, saad innustust ja kui on teenindusega seotud, tule meie programmi, eks ju. Aga tahtsin Ave käest küsida, et kuule, et kuidas sulle, sa ütlesid ka, et te olete teenindust disaininud, teil on parimad laevaliinid ja reisikogemused, kõik muu tore, aga kas ühel päeval võib olla, et teie juures ikka nagu teenindajaid enam vaja ei ole, et robotid juhivad kõik? Tahad mind ka intrigeerida natukene, vabandust. Et Mailis rääkis väga hästi, tõepoolest, eks erinevas valdkonnas need robotid ja kratid tulevad sisse erineva kiirusega. Telekommunikatsioon on olnud erinevate tehnoloogiliste lahenduste puhul kindlasti üks suunanäitajaid, kahtlemata, aga juba täna on ka meie töös need kratid ju tegelikult täitsa olemas. Kui sa ütlesid, et teie Annika istub tegelikult teletorni all seal kuskil paigas ja siis sealt toimetab, siis ega mis meilgi muud on ka meie valdkonnas ju kratt juba täiesti olemas. Kui sa täna ostad pileti ja tahad sõita Saaremaale, siis põhimõtteliselt võid sa sõita sinna Saaremaale niimoodi, et oled oma pileti ära ostnud e-teenindusest, sõidad sadamasse, tõkkepuu avaneb, sõidad laeva, lähed üles, ostad endale iseteenindusest kohvi ilma, et sa peaksid kellegiga suhtlema. Ja pärast sõidad laevalt maha ja sa oledki Saaremaal ära käinud. See võib olla ühelt poolt emotsioon,
et sa saidki kõik hästi sujuvalt ja hästi kiiresti, kõik oleneb, mis sa tahad. Aga kui sul tekib mingi küsimus, siis ikkagi tihtipeale ja täna on see väärtus meie töös olnud see, et kui on torm ja laev ei välju, näiteks ei ole võimalik väljuda, siis see inimlik pool, et meie kaiteenindaja seal sadama kai peal läheb ja räägib igale inimesele, kes sinna on juba kohale sõitnud ja võtab selle emotsiooni maha. Mitte ükski robot ei asendaks seda inimlikku poolt, mis seal juures on. Ehk et jaa, ma olen sellega hästi nõus, et selline robotite töö tulebki inimeselt ära võtta. Ei ole mõtet, et inimene laseb selle auto sinna sadamalale, kui seda saab teha robot. Aga see inimene, kui see robot läheb rikki, siis ilma inimesteta me siin ei saa. Jah, tööroll muutub, aga see inimlikkus, empaatia ja see soojus, see saab tulla ikkagi ainult inimestelt. Ehk et inimesed jäävad teenindusse, alati jäävad, just nimelt see väärtuse pool seal siis muutub. See empaatia. Jah, just. Mulle seoses selle meie tänase päeva mõtetega tuli meelde üks film, 1982, Blade Runner. Ja, kes on näinud, see teab, kes ei ole näinud, soovitan vaadata, sest see film on küll 92 välja tulnud, aga see film on suunatud 2019 aastale. Et 2019 aastal põgeneb kuskilt teiselt planeedilt loodud intellekt, ühesõnaga väga... No, nagu nad ikka põgenevad. Ja põgeneb ära android, robot, kes on siis empaatiline ja kõik petab ära, et ta ei ole üldse inimene, eks ju. Turingi test muidugi tõmbab ta seal vahele, ma ei räägi, kuidas ta tõmbab, see on jälle oma, et see oli minu jaoks väga vahva vaadata. Ja mõeldes, et see empaatia pool, eks, et selles filmis oli see juba nagu välja lubatud, et juba sellel ajal on siis olemas empaatilised robotid, kuni närvivõrkude ehitused ja muud sellised asjad jõuavad nii kaugele. No ilmselt militaarist tulevad kõigepealt luurajad, jah, eks ju. Aga millal nad jõuavad meie sekka, see võtab ilmselt päris palju aega ja me vajame empaatiat. Et see ei ole üldse kaugele kadunud, kui siin üle-eelmise aastal, kui need uudised olid, et Jaapanis on väga palju laenuõdesid, laenuemasid, laenusõbrannasid, mida iganes, sest sul ei ole lähedasi, aga sul on vaja seda inimlikku kontakti ja inimteenindus ühel päeval maksab rohkem kui see, et lähed pistad peamasinasse ja tehakse soeng ära, eks ju. Et tahad ikkagi seda empaatiat saada. Eriti praegusel ajal näiteks kas või see sama koroonaperiood, mis meil täna ju käsil on, kus see sotsiaalne distantseerumine on nii palju suur, et inimesed juba täna vajavad, mida meilegi üks reisija oma tagasisides, mida me kogu aeg küsime, välja tõi, ütles, et ma just nimelt sõitsin sadamasse kassasse, et osta see pilet ja suhelda inimesega. Et sa tegelikult täna juba tahad seda suhtluse poolt sinna juurde ka, mitte seda masinlikku kirja. Kui Annika on intelligentsem ja juba võib-olla peaaegu pool seda sõjaväelist empaatiat seal juures on, siis see on suurepärane, aga et seda täna veel otsitakse, seda inimlikku ka. Ja eks ongi kallis. Ja Avega me jagasime pangakogemust siin mõni aeg tagasi, et kui võeti ära klientidelt ühesõnaga mingi segment langes välja, suhtehaldurid enam ei olnud, kuidas kliendid käisid ja olid õnnetud, et aga ma tahan seda oma inimest ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui mina olin kaubamajas kodumaailma teenindusjuht, siis ma teadsin väga täpselt, miks ma kaubamajas ennem käisin spetsiaalsete inimeste juures ja ma nägin ka tiimis, kuivõrd empaatiliselt nad olid klientidega, kuidas nad mõistsid, mida see klient tegelikult vajab. Et praegu e-poest ma saan küll oma voodilinnad ja asjad ära osta, aga ma pean olema ise teadlik, mis ma tahan. Aga kui ma tahan nõustamist, siis ma tahan inimest, et ikkagi see nüanss jääb sinna juurde. Ma toon võib-olla korra veel siia juurde selle ühe raamatupoe näite ka, et ma loen ise hästi palju raamatuid, ma tean, teil on e-raamatud ja kõik asjad olemas, ma loen neid ka, aga mulle meeldib füüsiline raamat ja mul on läbi aja meeldinud see, et raamatu valik on nii tohutu, nagu sa ütled, et sa ostad mingit asja, sa pead teadma, mis see on. Ma loen küll selle kirjelduse ära, aga ma väga hindasin seda aega, kui veel, ikka see oli juba palju aastaid tagasi, olid teenindajad, kes olid ise ka kõik raamatud läbi lugenud ja sa saidki, see on see, mida sa tegelikult sealt raamatupoest ootad. Täna on raamatupoodides asendatud tihtipeale juba müüjad nende iseteeninduskassadega, sa saadki selle raamatu ära osta. Kui müüja ei oska öelda, mis selle raamatu väärtus on, siis ei olegi vaja. Siis tõesti ongi see, et las olla see robot, kellele sa maksad selle raha ja nii ongi. Et need üksikuid harvaid juhuseid esineb täna ka veel. Aga jah, see lisaväärtus, mida inimene saab anda, siis on sellel inimesel väärtus.
Mailis, ma tahtsin küsida raamatut, väga hea teema tuli teoks, et sul on raamat Juhi esimene käik. Mulle väga meeldis see. Ma soovitan tegelikult juhtidel lugeda seda ja mulle meeldis, et sa ütled väga otsega asju välja oma nagu nendes artiklites. Ja siis ma mõtlesin selle raamatu kohta päris mitu asja. Esimene käik, äkki tuleb teine, kolmas või tuleb tagurpidi käik. Vaevalt, et see on sul mõeldud sellisena, et rohkem ei tule. Ma väga loodan, et sa kirjutad veel. Kuid ma tahtsin küsida, mis sa mõtlesid selle intrigeeriva väljaütlemisega teenindaja? Ütle oma juhile, et ta sind juhiks. No see on nüüd selline juba tunniajane teema. Mulle väga meeldis, kuidas see raamatute teema praegu kokku läks. See ei olnud ette muide kokku lepitud sellisel kujul. Ma siis hakkan jälle tagurpidi nagu vastama, et kõigepealt sa küsisid, et mis see tähendab, et nõua juhtimist. Ma väidan seda, et tööturg üldiselt on minu jaoks täiesti tavaline turumajanduslik nähtus. Seal on pakkumine, seal on nõudlus ja kes nagu natukene majandusest midagi teab, see teab, et need mõlemad kõverad tegelikult juhivad seda, mis tegelikult turul toimub. Ja minu väide on selline, et seda head kvaliteetset juhtimist tuleb osata ka nõuda. Sellepärast, et nii kaua, kuni me seda ei nõua, nii kaua, kuni me ei nõua, et minul on keegi inimene, kes vastutab selle eest, et mina oleksin homme endast parem versioon, kui ma olen täna. Ja ma ei räägi karjäärist mingisuguses vanas klassikalises mõttes, et kõigepealt oled sekretäris, olid direktor, eks ju. See on nüüd nagu sinna lähe, eks ju. See on nagu eriti loll mõte. Aga ma räägin just sellest, et meis kõigis on see sama potentsiaal teha midagi homme paremini, kui sa teed seda täna. Aga sul on vaja mingisugust välist abi, et samamoodi nagu raamatupoes tegelikult sa tahad kedagi, kes oleks selle raamatu läbi lugenud ja oskaks midagi arvata. Keegi teise pilguga, kellel võib-olla sinuga sarnased huvid, milles muide robotid on paremad. See selleks. Aga sa tahad saada tegelikult kelleltki, kes näeb sinus sellist, natuke sellist pikemat perspektiivi, eks ju. Ja seda tuleb nõuda. Ma tahan, et sina minu juht tegelikult tegeleksid sisuliselt juhtimisega. Nii kaua, kuni me seda ei nõua, nii kaua me olemegi ka töötajatena tihtipeale õnnetud. Ja tore on ju nagu mõelda, et kui inimene saab juhiks, siis tal kohe plaksti tulevad nagu kõik tarkus ja oskused ja oigus, tema nüüd on suur juht ja õpetaja. No ei ole. Juhiks ikkagi kasvatakse. Et ma näen, et siin on väga hea küsimus siin vahepeal tekkinud, et kui ma täna nagu ei ole juht veel, eks ju, et kas siis üldse on mõtet siia programmi tulla. Jumala pärast, jah. Et meie kõigi elu läheks oluliselt paremaks, kui juhid mõtestaksid rohkem lahti, mis asi see juhtimine on ja seal juures ka samamoodi teeninduse juhtimine. Et väga lihtne on öelda, et robotid võtavad rumala töö ära, eks ju. Nii, aga mis see on siis see kõrge lisandväärtusega osa selles teeninduses? Et need on küsimused, mida iga ettevõte peab küsima. Ja see on just täpselt enda kontekstis oma teenuse osas ja ka oma tiimiga arutama. Ja siis see sama teenindaja peab minema ka oma teeninduse juhi juurde, siis loodetavasti sinu juurde, kes sa kuuled seda praegu, eks ju, ütlema, et kuule, ma näen, et minult on vaja järgmise 3 aasta jooksul selliseid oskuseid või sellist kompetentsi. Aga mis sina teha kavatsed? Et ma saan aru, et need on oskused nagu mulle, aga mida sina teistmoodi teed? Et me siin kõik kokku hakkaksime mängima, et ma jõuaksin sinna, mis see minu parem tulevik on. Ehk ma täpselt seda nagu mõtlengi, et head juhtimist on vaja ka nõuda. Aga kuna su küsimuses oli see esimene pool, et kui see on esimene käik, eks ju, et kas tuleb ka teine või tagurpidi käik või muud, siis minu suhtumine raamatus on hoopis teissugune. Mulle üldse need paberist raamatud ei meeldi, sellepärast et ma loen palju, nad on rasked, nad koguvad tolmu, mulle ei meeldi, kui nad füüsiliselt on olemas, nad ei ole kunagi mul kaasas siis, kui mina lugeda tahan, eks ju, sest ma loen üldiselt kiiresti ja ma tahan nagu lugeda väga erinevates kohtades. Ma olen niipea, kui e-raamatud kunagi tulid, siis nagu algus ma pidin varastama, sest Eestis ei olnud ühtegi normaalset keskkonda, mis lubaks neid nagu osta. Siis, kui tuli legaalne võimalus neid osta, siis mina hakkasin e-raamatuid lugema, eks ju. Ja minu jaoks oli see väga põhimõte, et minu see raamat on kindlasti e-raamat. Ja just sellepärast, et ma ei ole mingisugune direktor või juht või õpetaja, kes ütleb, et võt need asjad on nii. Ja see oli nagu siis kirjastajaga väga konkreetne kokkulepe, et see raamat ei jää nii. Ehk siis, kui ma tahan, ma võtan kätte, ma kirjutan mõned peatükid ringi. Kui ma tahan, siis ma lähen ja lisan sinna peatükke. Ma juba tean 3 peatükki, mis sinna loodetavasti 2 või 3 kuu jooksul juurde tulevad. Et minu jaoks see, nagu see raamat hetkel on pigem nagu teenus. Et ma üritan teda hoida küll lühikesena, sest ma ise vihkan raamatute juures seda, et eriti need, mille kohta alati öeldakse, et New York's bestseller on ju. Just iga raamat, mis välja tuleb, on kohe nagu New York's bestseller on ju. Et see on veel ka omaette teema. Aga ma vihkan seda, et neid raamatuid justkui täidetakse mingisugust mingi vahuga. Et sa pead nagu kuidagi pikemaks seda venitama ja siis, kui ma juba taipan seda, et ma ikkagi 10 lehekülgi ikkagi juba scrollin nagu edasi, selleks jõua nüüd pointini, eks ju. Siis see on asi, mida ma üritasin enda nendes tekstides vältida.
Ma luban, et ma üritan endiselt niimoodi kompaktselt kokku panna, aga jah, selle õiguse ma endale jätan, et see raamat sellisel kujul valmis ei saa. Ja esimene käik ta tähendab pigem nagu seda, et ükskõik kui kogenud sa oled. Seda võib võtta, ma ei tea, siis restorani kontekstis või autojuhi kontekstis või ma ei tea, muusika kontekstis, eks ju. Sa lähed alati esimese käigu juurde tagasi. Ükskõik kui kogenud, sa võid olla 70 aastat autojuht, ikkagi iga päev sa paned esimese käigu sisse, kui sa kuskile liikuma tahad hakata. Sa lähed restorani, ükskõik mis sa menüüst valid, midagi on alati see esimene käik. See läheb natuke kokku selle sinu soovitusega, et sa õpid tegelikult kogu elu, eks ju. Maailm muutub, sa pead paratamatult õppima, aga sinna esimesse käiku sa oled tagasi. Ja see ei tähenda seda, et sa oled rumal. See ei tähenda seda, et sa oleksid midagi siiamaani valesti teinud. Ei, me lähemegi sinna tagasi. Ja juhtimises see tähendab korraks sellist, võtame nüüd korra aja maha, eks ju. Ja mõtleme, mida me teeme, miks me seda teeme ja mida ma tegelikult nõuan oma juhilt ja mida ma tegelikult nagu, mis teenust ma pakun oma tiimile. Et need on nagu küsimused, millel on täpselt iga organisatsioon peab ise vastused leidma tegelikult. Jaa, aitäh sulle selle raamatu kirjeldusest. Ma pean ütlema, et ma olen täpselt samamoodi e-raamatute fänn ja ainult sellepärast, et ma saan neid kuulata. Minule meeldib väga kuulata. Ma saan panna bookmarkse, ma leian sealt Ctrl+F-iga alati asjad ülesse, sest oma paberraamatutest ma jäängi lappama, kui just postitit vahel ei ole. Ma ei leia neid kohti üles ja mulle ka ei meeldi tolmu pühkida, et seda teevad robotid. Aga okei, see selleks. Ma vaatasin, seal oli üks küsimus, et kas programm on automatiseerimisele? Ei, kindlasti mitte. Seal, kuidas ma võtan nüüd... See on üks osa. See on üks osa sellest, millest me ei pääse üle ka ümber, sest paratamatult, kui me räägime klientidest, teenustest, toodetest, siis paratamatult mingite asjade kättesaamine on mugavam, kui see on mingis osas automatiseeritud, aga samas seal taga on inimesed, nagu me tõime välja selle inimliku poole. Tahtsin nagu korra küsida seda, et teenindusjuhina vahetevahel võib juhtuda see, et sul ei olegi tiimi. Et sul on võimalik juhtida küll kõike seda, aga tiimid, otseselt inimesi nagu ei ole, sa oled nagu selline partner või projektijuht või. Et siis, kuidas teie oma inimesi hoiate? Ma vaatan kodulehtedel, mul on ka teenindajaid vaja, ma siin kohe varsti hakkan, ka võib-olla tiimi suurendama või midagi. Siis teil on seal lausa pildid ja eile lugesin Elisa teema kohta, just jälle keegi räägib oma elust ja olust. Kui hea inimene ta on ja ilmselt ei pane neid ju sinna, kes nagu võib-olla vajaksid natukene rohkem koolitamist kui teised. Aga kas te ei karda, et keegi nad teilt ära võtab või kus te üldse nii häid teenindajaid, kus need kasvavad need teenindajad, kuskil special või öeldakse, et Eesti teenindaja ei ole hea teenindaja. Neid lugusid on nagu mingi aeg väga palju tahetud rääkida. Et mis te sellest arvate? Et Ave, kuidas teil on seal... Teil on kihvt nimetus ka veel, et ole see... Jaa, ole meie kangelane. Ja meil on vägilased, tõllud ja piretid ja leigrid ja iga meie töötaja on ka meie vägilane. Ehk et jaa, loomulikult, ega siis hea teenindaja ongi võtmesõna. Sest hea teenindaja on see, kes suudab pakkuda just nimelt seda maailma parimat teeninduskogemust. Kuidas me neid hoiame? Kui programmi juurde tulla, siin võib seostada seda hästi näiteks selle teemaga, mis Ain Käppki räägib. Ta toob hästi välja selle, et miks inimesed tihtipeale lahkuvad ettevõttest ja pöörab selle siis ümber, et mida siis teha selleks, et nad ei lahkuks. Et tegelikult siin ei olegi muud võlukunsti, kui tuleb hoolida oma inimestest. Tegelikult nii ongi. Kui sa hoolid, sa pakud neile arenemisvõimalust, neil on hea juht, kes neid märkab igas olukorras, kas siis, kui neil läheb hästi, annab neile tagasisidet või siis, kui neid on vaja järele aidata. Info liigub ka näiteks selles samas kriisiolukorras, mis meil eks ju on, maailm varises sisuliselt paljuski kokku erinevates organisatsioonides erinevalt. Meie tulime sellest kriisist välja suhteliselt ilusasti, me ei pidanud kedagi koondama, aga inimestesse ärevus ju tekib ikka. Sa pead olemas olema nende jaoks. Mailis, aga mis teie teete? See on nii põnev küsimus. Ma vähe mõtlesin selle peale. Ma mõtlesin enda võtmes nagu kõigepealt, et
ma ei ole teenindusjuht, eks ju, ja minu tiimides ei ole teenindajaid, aga mul on inimesi päris palju. Ma arvan, et piinlik öelda, ma ei ole täpselt ei tea, 46, 47, midagi sinna kanti, otse minule alluvaid on 9. Seda ma tean täpselt. Aga jumal küll, ma ei taha, et nad oleksid keegi meil kuskil tööl sellepärast, et neil pole muud varianti. Või et nad nagu ei teaks, kuhu mujale minna või et nagu mõtle, kui ignorantne inimene see peab olema, et ta ei tea, et tal on nagu teisi variante. Et ma arvan, et see on äge, kui inimesed tunnevad, et neid on tahetud ka mujale, et neid pannakse tähele, nende head tööd ja tegevust pannakse tähele. Ütleme siin, et jah, selle nagu see kehvem pool või see ots on see selline halvas mõttes headhunting, eks ju, või üleostmine kõige halvemas mõttes. Aga ma eeldan, et selles programmis tuleb sellest juttu, et pakkumisi võib teha ükskõik kui palju. No ma ei tea, paljud ehk on, ma ei tea, tänapäeval ei pea abielus olema, kui sa elad kellegagi koos, eks, siis see ju ei tähenda seda, et sa ühtegi teist nagu siis vastassoost või siis samast soost inimest kunagi enam ei näe. Ei räägi nendega mitte kunagi kokku ei puutu, sest jumala pärast muidu nagu kohe naine läinud või mees läinud, eks ju. Et see ei käi ju nii, et miks see peaks siis käima nagu tööandjaga suhtes kuidagi teistmoodi. Et me ikkagi tahame, et meie inimesed oleksid meie juures, sest nad tahavad meie juures olla. Me jõuan jällegi selle sama juhtimisharjutuseni, et nagu kui sa oled kindel selles, et see, mida sina teed oma tiimiga, see on parim võimalik, mida on võimalik teha, siis miks nad peaks tahtma sealt ära minna? Et ühest hetkest alates, siin on väga keerulisi ja kompleksseid teemasid, on ju raha näiteks alati. Mingisugusest rahasummast alates on võimalik inimesi üle osta. Kas seda mõistlik teha, see on nagu omaette küsimus, et raha on üsna kehv motivaator. Ta nagu väga kiiresti nii-öelda käib maha. Jah, just, et see efekt on nagu väga lühiajaline. Raha ei anna kellelegi kunagi aega juurde, motivatsiooni juurde, mitte midagi, eks ju. Aga ma olen nõus, et on mingi hügieeni piir, et kui see sellele nagu ei vasta, siis tõesti head inimesed siis lähevad ära, eks ju. Just täpselt. Aga sealt edasi, inimesed tahavad ikkagi olla oma juhi tiimis ja nad tahavad teha seda tööd, mida nad parajasti teevad või siis juhi ülesanne on see sellisena nagu välja kujundada, et nad tahaksid olla seal oma juhi tiimis. Et nad tahaksid nagu tegelikult ka täpselt seda tööd teha. Ja miks siis seda nagu varjata, et miks siis nagu hoida saladuses seda kõike head, et ma ise seda nagu väga ei kardaks ja ma arvan ka see, kui sinu töötajale tehakse nagu pakkumine kusagile mujale tulla, siis see võiks olla väga avatud vestlus. Et kui keegi on sellise pakkumise saanud kusagile mujale minna, et aga räägime siis. Ja räägime. Ja ma olen ise selliseid vestlusi pidanud, need on olnud igasuguste erinevate lõpptulemustena, mul on nagu tohutult õnnelik nende vestluste üle. Ühtepidi, ükskõik kumba pidi sa nagu siis kinnitust saad sellele, mida sa teed. Ehk jah, ma nagu soovitaks läheneda sellele suhtele täpselt samamoodi, nagu me läheneme siis suhtele oma abikaasa või elukaasas või kellegagi iganes, et seal me teame, et me kedagi nagu luku taha panna ei saa või pole mõistlik, ei ole jätkusuutlik, ütleme siis nii. Ja kui ühel hetkel see inimesel ongi kasulik, kui see on, ja selles avatud vestluses tulebki välja, et ta saabki seal suurema arengu, siis see on ju tegelikult kompliment sellele samale ettevõttele, kus ta liigub, et me oleme suutnud anda talle sellise kindluse, et ta on kasvanud selliseks inimeseks, keda tegelikult soovitakse mujale ja kui ta siis otsustab minna ja on edukas, siis ta mäletab ka seda ettevõtet hea sõnaga, et see on, ma arvan, kõigile võit. Meile tuli vahepeal vahva küsimus, et toimub virtuaalselt, on võimalik õppida, lugeda elektrooniliselt. Ühesõnaga, et ma saan aru, virtuaalmaailmas on võimalik kõik ära õppida ja kõigest kenasti nagu aru saada ja olla vahva. Loomulikult on see võimalik, eriti ma kogen seda väga palju juba ajast, kui ma olin Siemensis. Meil oligi, enamus olidki poisid, IT-inimesed ja sellel ajal oli Eestis koolitusvõimalused suhteliselt kehvemad, ega nad praegu kui palju paremad ei ole. Aga selles valdkonnas sertifikaate asju saada ikka oli veebis õppimist, ikka oligi nii. Et selle programmi puhul ütlen ausalt, et jaa, te võite need raamatud kõik läbi lugeda, neid võib käruga, ma võin soovitada listide viisi, kuid see kogemuste jagamine on omaette väärtus, sisaldab seda lugusid, empaatiat, kõike sinna juurde, mida sa raamatust ja veebist nii kergelt ei saa. Ja kui me räägime nagu inimeste juhist, siis inimeste juht, kas sul on robotid tiimis ja sa juhid neid, kirjutad neile koodi ja sisestad neile mingeid õigeid valesid vastuseid või hindad, mida iganes tema tulemuslikkust on üks asi. Aga see, kui sa pead rääkima inimesega, kelle käest sa küsid, kuidas sul läheb ja ta ütleb,
hästi, lööb silmad maha ja sa näed, et ei ole hästi. Mis teed siis? Loed raamatust? Nii, ta peab küsima punkt 1, küsima 2, küsima 3. Aga kui sa seda päriselus läbi harjutada ei saa, kui sa seda ise ei tunne, kuidas sinu käest küsitakse neid samu küsimusi, kas sa suudad vastata, kui sul on ongi konflikt oma juhiga, sa tahad, et ta sind juhiks, aga tegelikult sa ei julge talle öelda seda. Et kuidas saada teada neid asju juhina? Ehk need on need empaatilised harjutused, need on need koostegemised, mida see programm ilmselt üsna palju annab. Ja need näited, mida kahjuks raamatus ei ole. Siin pigem ongi võtta see küsimus võib-olla isegi see, et virtuaalne õppimine ei ole võib-olla see, mida inimene tahaks teha, et kas siin saab ka koha peale tulla, kuidas see plaanitud on? Ma loen seda küsimust selliselt. Jaa, ma võib-olla lugesin natuke kiiresti. Et meie programmis, ma pärast lõpupoole räägin ka sellest, aga programmis esialgse plaani kohaselt me oleme ikkagi kohal. Meil on võimalik panna lauad piisavalt kaugele üksteisest ja saame kindlasti majas. Loodame nüüd, et 28. veebruar oli viimane veebruaripäev, et meile tulevad paremad uudised, et me saame seda siiski korraldada füüsiliselt koha peal. Kuid kui juhtub, et on virtuaalne õpe, siis virtuaalses õppes ma olen olnud nüüd nii õppija kui siis olnud ka selles rollis, kus ma saan teadmisi edasi anda, siis mõlemal juhul on ta üsna vahva keskkond, seal saab teha kõiki erinevaid asju, üksteisega sotsialiseeruda, grupitöid teha, joonistada, kirjutada, polle teha, ühesõnaga kõik on võimalik. Et arvestades seda koroonakriisi aega, et siis parim, mida me teha saame. Mina ise olin ju siis, ei olnud koroonast veel isegi midagi kuulda, tõenäoliselt see veel ei olnud isegi kuskilt leiutatud veel või välja pääsenud, kuidas iganes selle kohta siis öelda nüüd õige on. Ja see grupis olemise väärtus, ma väga loodan, et see koroona annab järgi ja saab grupis olla ka koos, sest et see inimestega silmast silma side ja see pool on grupis tõesti. Ma olen selle küsijaga hästi nõus, on väga suur väärtus. Ja, mida ma enne lugesin välja ja arvasin, et tahetakse veelgi õppida. Et just, et kiiresti lugedes siis läks natukene mõte kaduma. Ja see ongi näide sellest, et kui me kiirustame, siis mis juhtub. Tahtsin küsida korra, et kui kõik on nii hästi, teenindajad on nagu hoitud ja hästi juhitud, siis kus kasvavad need rahulolematud kliendid? Kas need kasvavad metsas puu otsast, tulevad alla ja on kurjad ilma põhjuseta või on sellel mingi tagamaa? Ja kuidas te saate teada, et teie kliendid ei ole õnnelikud, et mis teete selleks? Kumba pidime vastama? Ma hakkan siis ise pihta, et ma juba enda tutvustuses nagu natukene puudutasin seda teemat, et elu on viinud nii kaugele, et ka toote juhtimine peab tegelema teenindusega, eks. Ja ma arvan, et siin on täiesti okei jagadagi valdkonnad väga erineva lähenemisega. Et kui me sellisest Horeca sektorist ja räägimegi sellises sektoris, kus ma maksangi ainult teeninduse eest, ma lähengi hotelli või kohvikusse või restorani puhtalt sellepärast, et ma tahan teenindust. Ma võin seda võileiba ju kodus ka teha, eks ju. Aga ma maksan selle teeninduse eest, mida ma seal saan. Siis selles teises äärmuses, kus mina olen, ehk siis telekom, infra, anna andeks Häires, aga avalik sektor väga suuresti, eks ju, on sektorid, keegi ei taha nendega rääkida. Ehk siis need teenused on kusagil mujal ja see teenindus on tihtipeale viimane häda. See viimane häda, ma olen nõus, võib praegu olla ka see, et ma tahan kellegagi suhelda, aga see on teistmoodi häda, eks ju, sellest tuleb ka inimlikult aru saada. Aga kui teenusega on mingisugune mure, siis see hetk, kui ma ikkagi pöördun juba kas siis avaliku sektori esindaja poole või siis nagu telko või panga poole, siis on juba midagi on nagu valesti läinud ja midagi on juba halvasti. Ehk siis see teeninduse situatsioon juba eos tähendab, et midagi on metsa läinud. Ja see, mis metsa läheb, ega selles süüdi ei ole mitte kuidagi teenindus. Et ma olen täiesti nõus, et see on nagu natuke palga sees teenindajal, et tema on selles süüdi. Põhipalga sees on see, eks ju. Aga praktikas ta ei ole. Sellepärast, et selles tihtipeale on süüdi ettevõtte protsessid, selles on tihtipeale süüdi, ma ei tea, legacy infosüsteemid, mingisuguse areng, kõige paremas mõttes. Asjad kasvavad üksteise otsa, üksteise peale nagu kapsapea, keda isegi kokku ei traageldata tihtipeale, ei nätsu ega teibi ega mitte millegagi, eks ju. Ausõna peal tihtipeale hoiavad väga paljud asjad nagu lihtsalt ennast kuidagi niimoodi jengatornina nagu püsti. Ja kliendid tihtipeale jäävad sinna vahele. Et see mingis mõttes käib asja juurde, see ei ole okei. Ja ma arvan, et enamus ettevõtteid väga hoolega tegelevad sellega, et just nimelt inimesed ei jääks kusagile pragude vahele või protsesside vahele kinni. Ma tean, et avalik sektor nüüd selle sama Krati projektiga nagu väga tõsiselt tegeleb sellega. Tean, et kõik pangad, tean, et kõik telkod sellega tegelevad ja me saame tegelikult aru sellest. See on ääretult inimlik ja keegi ei taha, et selliseid situatsioone juhtuks, aga
nii kaua, kuni ühiskond meie ümber areneb, ettevõtted arenevad, maha ei sure, eks ju, nii kaua, kuni tuleb uuendusi, midagi muutub, siis nii kaua protsessid uuenevad ja neid tekib uusi pragusid ja tekib uusi olukordi. Ehk see vajadus neid situatsioone ära lahendada ei kao ka mitte kusagile. Et me jõuame ringiga sinna samasse tagasi, et ühelt poolt otsast me automatiseerime, teeme korda, see võib tähendada seda, et kliendil üldse ei ole kunagi vaja pöördudagi meie poole. Väga palju nagu energiat läheb üldse sinna otsa, eks ju. Aga alati jääb ka see, et midagi juhtub midagi, mis pole ette nähtud või mis on mingisuguse uuendusega nagu seotud ja sealt nad tulevad inimlikult tohutult nagu arusaadav. Ja selle lahendamiseks on inimest vaja. Väga tihti. Sellepärast, et juhtus midagi, mida ei ole ette nähtud, et peaks juhtuma. Inimene pole süüdi, aga nii on. Ja tema asi on ära lahendada, sest see on tema töö. Ja see ongi tema töö, need asjad ära lahendada. Et jah, ma arvan, et sektoreid tuleb siin ka natuke lahus vaadata, eks ju. Et on kohti, kus me väga tahame seda teenindust ja on kohti, kus me tegelikult nagu ei taha seda teenindust, sellepärast, et siis juba on midagi nagu valesti läinud. Et asi võiks ise ära juhtuda, eks ju, et ja ongi hästi. Mis mõte sul tekkis, Ave? Ma pean suuresti jagan Mailise arvamust. Selles osas ei ole kahtlustki. Vaadates nüüd korra meie sektorisse sisse, kus meil täna ikkagi on teeninduse osakaal tõenäoliselt võib-olla suurem kui tehnoloogia sektoris, siis su küsimus oli, kust tulevad pahased kliendid? Okei, et ega siis nii nagu robotid eksivad, eksime me ju inimestena kõik ka. Ja selles ei ole mitte midagi imelikku. Et on keerulisi olukordi, mida ei suuda ka inimene lahendada või ei lahendada seda ootuste põhiselt, nii nagu inimene reisija keegi ootas. Eks sealt tekib aeg-ajalt ikka pahameelt. Tekib meil ka, et seal need on need olukorrad, kus võib-olla teenindaja ei oska vaadata, ta vaatab ainult seda välist situatsiooni, ta teab, et kõik ju peaksid oskama sinna laeva peale sõita. Aga kui ma olen esimest korda ja ma ikkagi ei oska ja ma tahan küsida, siis ja need asjad langevad kokku niimoodi, et see vastus, mis ma siis saan, ei ole selline, mida ma tegelikult ootasin, siis eks see tekitabki võib-olla natuke pahameelt. Et loomulikult, meil kõigil on arengukohti ja eks me koos õpimegi, analüüsime neid situatsioone ja nii nagu õpetame roboteid, me õpetame jätkuvasti ikka inimesi ka. Just. Ma tänan teid selle toreda mõnusa vestlusringi eest ja usun, et need teemad, mida me täna siin rääkisime, neid võiks veel pikalt rääkida. Ja siit argneb igasuguseid näiteid ja mõtteid. Kuid ma tänan tõesti ja läheksin siis selle programmiga edasi, räägiksin, mis programmis veel toimub, mis ootab ees osalejaid ja siin juures siis meil on tulemas 3 moodulit märtsis, aprillis, mais. Nende sisu on ka kirjeldatud siis kodulehel, nagu ma ütlesin, vaadake üle ja viige ennast kurssi, millised teemad teid kõige rohkem huvitavad ja teate juba oma ootusi tõsta nendele, natuke me tõstsime neid siin. Meie õppest ma rääkisin, toimub nii koha peal, kui vähegi võimalik on, kui ei ole, siis julgen lubada, et ka see virtuaalne saab olema vahva ja me saame selle teha teie jaoks mugavaks ja mõnusaks. Rääkisin sellest, et programmis võivad olla erineva taseme ja erineva valdkonna esindajad nii avalikust sektorist kui erasektorist, samuti ka tööstusest ja samuti ka kohvikupidajad ja ka sellised igasugused erinevad ettevõtted on meie juurest läbi käinud ja olnud rahul selle kõigega. Ma olin kunagi hämmingus, näiteks Toyota inimesed tulid, kelle puhul me toome ju näiteid, kuidas kõik väga hästi toimib. Ja nad ütlesid, aga nad ikkagi tahavad teada, kuidas siin räägitakse ja kuidas teiste kogemused on. Et muidu me oleme väga oma mulli sees. Nii et selles mõttes te saate endale väga vahva suhtevõrgustiku ja igal juhul usun, et see saab olema hea kogemus. Nii et soovitan igal juhul siis vastutustundlikul teeninduse valdkonnajuhil tulla, kogeda, saada teadmisi, oskusi ja suhtevõrgustikku. Selle kõige vahva juures on meil teile ka selline võimalus, ehk et varajase registreerija boonus. Et juba siis registreeru täna, aga ka kuni 12.02 on sul võimalus kasutada seda pakkumist, mis on 1480 €, et jaga sõbraga ja
räägi siis ka teistele, mida vahvat me täna rääkisime. Juurde lisaks võib-olla selle, et ka inimesed, kes on hetkel ühe töökoha juures teise juurde liikumas, ehk mingil põhjusel on ka töötuna kirjas, siis meil on ka suurepärane kokkulepe, et ka seda programmi saaks rahastada siis nendest rahadest, nii et jagage ka selles osas mõtteid inimestega, kes otsivad uusi väljakutseid või soovivad ennast sellel alal teisele tasemele viia, et siis alustada juba tegutsemist järgmises ettevõttes. Kas on veel mõni küsimus tekkinud, mida tahaks küsida, millele võib-olla ei ole vastust saanud, et ma alguses rääkisin programmist, rääkisin õppejõududest. Kas on midagi veel, mida tahaksite teada? Ja kui küsimusi praegu ei ole, siis saab kindlasti meile kirjutada, me vastame nendele kirjadele. Ka minu kontaktid on internetist kenasti leitavad, võib ka otse pöörduda ja kindlasti ma ootan teid meie teeninduse juhtimise arenguprogrammi, mis algab juba õige pea, ehk kohe peale naistepäeva, väga toredat ilusat päeva, rõõmsa hooga saame siis alustada. Ja tahtsin teile veel öelda, et kasutage seda unikaalset võimalust, alustage täna ja investeerike iseendasse, oma ettevõttesse, klientidesse ja kogu Eesti teenindusse. Aitäh!